Tere taas, et olen vahepeal siin mõnel õhtul nokitsenud, et juppe veits tilgub peale, siis saab aega mööda teha. Aga mis me siin ära teinud oleme, ongi siis see, et radikal on kõik torud asjad küljes, vedeliku sain sisse valada. Paak on muidugi hetkel tühi, ma ei valanud täiesti täis, ma panin umbes 5 liitrit sisse. Sest ma ei olnud kindel, kas see termoandur, mis siin kaasas oli, kas see peab või mitte. Siis sai see tühikäigu mootori osa ära ühendatud. Panin siia siis selle kolmiku pidurivaakumi jaoks ilusti. Ja siit siis see voolik, mis läheb, see tuleb ühendada selle sisselaske toru külge meil siia. Nii, vaatame siit tagant ka. Aha, siin on, siia ma sain V6 pealt pistikute hoidiku. Siin on 5 pistiku auku, 4 tükki sai siia panna. Kahjuks see lambda juhe on natuke lühike, mitte siit anduri poolt, vaid just nii-öelda kerepoolne. Ja seda ma ei saa pikendada ka, sest muidu see hakkab seda signaali häirima. Ehk siis see peab hetkel jääma siia nagu ta on. Nii, ja siin need pistikud on siis süütepoolide juhtmestiku omad. Nendel võiks olla ka siin mingisugune hoidik või asi, seda ma pole veel välja suutnud nuputada, kuidas see nagu jääks mõnusam. Hetkel on igatahes niimoodi. Siin on siis need kiirliited, nendel ma nuputasin ka, kuhu mida panna, kuidas neid õige vooliku suuruseid saada. Ehk siit sain ka, tagant sain vähemalt kõik asjad paika. Siit on üleminek, teeb 6 mm 4 mm. Ja siit eest see voolik, mis hetkel ei lähe mitte kuhugi, saab minema siis selle blow-offi külge, mis tuleb kuhugi siia. Seda näeme järgmine kord. Siit poolt, egas midagi, panin selle toru siia otsa lihtsalt. Siia tuleb 180 kraadine põlv ja õhufilter. Siit poolt vahetasin ka sinise vooliku musta vastu. Ja selle boosti solenoidi jätsin siia plokikaane taha peitu, et see toetab siit selle karteri tuulutuse tila peale, et siis ta ei ripu päris niisama õhus. Siit see punane jäme uss on siis aku peakaabel, mingisugune BMW toodang, ma ei tea, mis see täpsemalt oli. Siin see auk keres oli olemas, sealt käib siis tehase need Procondenni trossid muidu, aga sellel autol millegipärast ei olnud neid. Ilmselt kuna ta on nii vana. Aga iseenesest auk sobis, panime sobima kummiluti paksu, et ta jumala eest läbi ei hõõruks ja siis sai siit ilusti panna. Sellele juhtmele ma tahan veel mingisuguse kõri ümber panna, et ta niimoodi paljad siin ei oleks. Ja see siis läheb ilusti siit alt läbi starterini. Et selle downpipe'i sai samuti ära teibitud, et see on ka ilusti küljes. Siit see kollase kõriga juhe on siis see, mis starterist läheb kenekasse ümber mootori ringiga. Et see tuleb siia taha välja lõpuks ja siit keneka poolt läheb siis 2 juhet, mis on originaaljuhtmestikus. Need jooksevad siis juba kaitsmekarpi. Lõpuks sai ka õli autole sisse valada. Selle jaoks sai siis autole pandud külge õlifilter ja samuti õliradiaator. Sellele sai leiutatud siia kinnitused tala külge, kummipuhvrid vahel. Siis ta ei ole jäigalt, ei tohiks midagi ära vibreerida, lahti põruda ja nii edasi. Et see on siis AN10 torudega tehtud. Ja sealt ilusti ka otsad. Meeter keermest õli jalaküljest lähevad AN10-ks. Eks see osa on ka nüüd timm. Proovisin läbi, midagi ei leki. Siin on reas siis need kaitsmed. Need ma sain kõik siia üles kaitsmekarpi tuua. Need C4 kere SI mootori juhtmestiku omad. Siin on 1, 2, 3, 4, 5 tükki.
6 on ka tegelikult see 5 amperine aju oma. Ja siis see olid originaalis siin. Siin on sitaks puulehti, mis on vaja veel ära koristada. Aga miks ma siia vaatan ongi see, et nagu näha on siin üks kaitse nüüd tavaline. Miks see auto esimest korda käima ei läinud? Viga oligi selles samas kaitsmes. Õigemini siin oli see termokaitse. See siis vahepeal ei lasknud voolu läbi. See on just süütepoolide kaitse. Kuidas ma sellest lõpuks aru sain, oli ma panin testlambi süütepooli pistikusse ja pirn hakkas vahepeal lihtsalt õõguma. See tähendas, et sinna ei tulnud piisavalt voolu ja need TFSI poolid tahavad korralikult voolu saada. Ehk siis, kui ma selle 15 amprise termokaitsme vahetasin välja tavalise 15 amprise vastu, õnnestus ka lõpuks meil see auto käima saada. Esimeses videos olid siis piduritorude osa jäi ka siin pooleli. Ehk siis siia nüüd saime uued voolikud ka. Panin siis lõpuks toru sealt läbi, kus panema peab. Siit kire avast. Siis panin uue vooliku külge ja lõpuks sain need pidurid ära kõhutada. Et teiselt poolt tegime sama asja. Samamoodi tuleb toru siit ülevalt. Käib sealt läbi, kus ta minema peab. Siin on mingid mõnusad jämedad amordid ka. Ma arvan, need on mingid Pilsu B8 tekkiva. Siis tuleb siit see toru, läheb siit läbi, käib tiiru ära ja lõpetab siin sadulas. Need kettad on muidugi nats roostes, aga see ei ole hetkel esmatähtis. Nii. Ühesõnaga piduritega sai korda, siis sai piduriõli ka lõpuks sisse valada, sai kõik ära õhutada. Vedeliku välja vahetada totaalselt, samamoodi sidurisse uus õli sisse, sidur on õhutatud. Piilume korra sisse ka. Enam ei näegi niuke loodusõnnetus välja, nagu ta algul oli. Et siis vähemasti armatuur on peal. Sain sobiva salongi rädika ka. Läks Nissansi oma, nagu ma olen teistel pillidel ka pannud endal. Väga hea toode on. Eriti kui on klapid ka parandatud, siis on väga timm. Siit on keskelt veel on see nuppude ümbrus või see paneel on puudu, kus venti avad on. Siis saaks sealt nagu need juhtmed asjad kõik lõpuni paika panna ja pistikud otsa. Siit roolisamba osas on, ma pean kangidel vaatama, kuna siin tuleb uuemat tüüpi rool, millel on jämedamad kangid, siis tõenäoliselt ma pean natuke neid pinne ümber tõstma, aga sellega tegeleb hiljem. Algul tegeleb muude asjadega. Nii, ja siis siit autos seest paistab siis see sama punane juhe, mis ma ennem sealt väljaspoolt näitasin. See läheb siis siit kõrvalistöö poolt läbi. See tuleks ilusti polstrit alla panna, aga siin garaažis sees mul on väga raske seda autot praegu laiali lammutada seest. Et vaatame tagant üldse, mis seal on. Siin on ilge pordumaja. Siin on palju neid juppe, mis tegelikult on üle jäänud. Need tuleks kõik leida neile uus omanik või siis prügimäele. Ja aku on praegu siin. See on mu hea testi aku, see on kõik projektikad läbi käinud. Hetkel on mul massid tagant kerest võetud. Et ma panin 2 punkti igaks juhuks, et ta jumala eest ei hakkaks mingite läbi teiste massijuhtmete tõmbama. Et muidu võib midagi läbi küpsetada. Et ta peab võtma ikkagi läbi nende jämedate juhtmete massi. Ja siit siis tuleb see punane juhe hetkel üle istme seljatoe. See on tegelikult piisava pikkusega, et kõik polstrit alla ära panna. See samule mingi BMW oma. See siin vahel on kaitsmekarp, see on selline järelturutoode ja siin on 125 amprine kaitse sees. See on siis arvutuste järgi piisav. Müüaks igasuguseid 200-seid, 500-seid ja nii edasi, aga ma ei tea, selleks peab ennem auto juba ühest otsast põlema, et see kaitse läbi läheks.
ehk 125 on tegelikult täiesti piisav. Siis hetkel on jah see aku siin ainsas vabas kohas pagasnikus, aga tegelikult siia kuskile alla ma mõtlesin, võiks talle koha leida jäädava, aga selleks tuleb siit see rämps välja tõsta. Sisuliselt ongi nüüd sealmaal, et ma mõõdistasin erinevad kuuleritorud ära, mida veel osta vaja on, karteri tuulutus tuleb veel teha ja sealt maalt edasi põhimõtteliselt ongi, teeks need asjad ära, rattad alla ja siis võiks proovida esimest korda sõita selle autoga. Aga selleks korraks siis kõik.